Siin on ka Flora peatreener Jürgen Henn. 8-1 võit, Jürgen, aga võta enda sõnadega mäng kokku. Ütleme nii, eks see ilm natukene mõjutas, et see tempo oli veidikene selline, ma arvan, uimane, et mõlemalt poolt, aga no mis natuke teeb lihtsalt meremõruks on esiteks Lorentsi vigastus ja teiseks endale lastud hästi lihtne nagu rumal väravat. Just esimese poole lõpus tundus, et sa ei olnud absoluutselt enda meeste tegutsemisega rahul seal viimasel 10 minutil. Poolele minnes peksid lausa väljakut natukene, et räägi natuke täpsemalt lahti, mis sulle nii suurt uske valmistus? Ma olingi lihtsalt äritunud selle värava peale, et sisse lastud väravad ja väravate vahe see hooaja lõpus on nagu tähtis ja ma alati tahan treenerina, et nagu meeskond mängiks alati nagu lõpuni. Ma tean, et see ei ole ka alati 100% võimalik, eriti sellises mängus, kus sa juba juhid ja mingis mõttes võib öelda, et mäng on nagu tehtud, aga ma ikkagi ise sisimas alati tahan, et me pingutaks lõpuni. Indrek Selinski ütles enne mängu välja, et tahetakse teie ääred kinni panna ja neutraliseerida Beglarishvili. Arvestades seda, et Saka oli täna 2 väravat ja ainult 5 väravasöötu, siis vist ei tulnud see vastastel välja ja võtta just tema esitus ka täna kokku. Eks Saka tegi seda, mida me oleme õppinud meeskonnana ka, kuidas teda kasutada. Me treenime neid asju, et selles mõttes minu jaoks ei ole nagu üllatus, et ma tean ta võimeid ja selline see Saka on. Jürgen Lorents tuli pärast seda peavigastust mängu lõpus veel oma pingi juurde tagasi, ütles ta teile ka midagi, mis diagnoos talle pandi ja mis seisust on? Ma ei ole jõudnud temaga praegu rääkida, et tõenäoliselt oli vist paar õmblust tehti, et rohkem ma ei tea. Selge, aitäh sulle, luban sind ka meeskonna juurde ära.